Kõigepealt kõikidele, kes siis neljapäeva õhtul on siis võtnud vaevaks võib-olla ka peale koolipäeva siis saada osa järjekordsest loengust sarjas siis Võti tulevikku. Ja sport ja toitumine on tänane teema. Ja see on siis teema, tõesti, kui nüüd panna otse, siis tõesti tulevikku vaadates võiks see teie jaoks väga oluline nagu olla. Millest täna räägin, võtan lühidalt kokku punktid, mis iga ühe, ütleme siis enda nii vaimse kui füüsilist vormi võiksid parandada. Pean silmas siinkohal siis eelkõige nii kehalist aktiivsust kui ka teatud korrektsiooni teie toidulaual. Proovin seda teha suhteliselt lühidalt, kompaktselt ja samal ajal kindlasti jätan lõppu ka küsimuste vooru, nii et julgelt saate siis chati kirjutada oma küsimused ja nii palju, kui ma jõuan, siis ma lõpus neile ka vastan. Nii et aga kui sobib, siis hakkame otsast minema ja eks see üle Zoomi toimetamine on minu jaoks ka viimase aasta jooksul selline uus kogemus, tasapisi harjun, natuke võõras on ikka, nii et kindlasti eelistaks ka sellist lähemat suhtlemist, aga praegu parem nii juba siis, kui et see tegemata jääb. Aga head kuulamist ja mõelge kaasa ja ma olen siiralt tänulik, kui tänase koolituse käigus keegi ütleb, et selliseid asju võiks homme hakata tegema või oma elus võiksin nii ja nii muuta mingeid asju, siis kindlasti selles osas on mul hea meel, et ma olen saanud anda võib-olla mingi uue suuna või mõtte. Aga hakkame siis otsast minema ja vaatame siis kõigepealt siitleme ühe sutsu. Nii, koolitaja natuke nende kohta ka. Inimesed on ju siin küll laias laastus tõenäoliselt enam kursis, mis mastimehega minu puhul tegemist on, aga natuke käin üle, et eelkõige loomulikult läbi kulturismi tegemist olen ma vist Eesti rahva kas nüüd südamesse, aga vähemalt silma jäänud ja 20 aastat järjest tulnud siis Eesti absoluutseks meistriks kulturismis, tulnud ka Euroopa meistriks siis 2016. aastal kokku 7 tiitlivõistluste medalit, ainuüksi Euroopa meistrivõistlustel kokku siis 10 amatöörolümpia võit, kuulub nende hulka siis 2018 õnnestus võita ka maailma reiting absoluutarvestuses, nii et see on ka senise sportlaskarjääri üks selliseid suuremaid saavutusi. Lisaks olen siis 7. taseme kulturismi ja fitnessi treener ja juba ka enam-vähem 20 ka treeneri ametit pidanud ja koolitaja, koolitanud samuti julgelt 15 aastat, kui mitte rohkem, viimastel aastatel eriti aktiivselt läbi oma koolitusfirma, täiesti erinevatele sihtrühmadele, nii ülikoolidest alates käinud loengut tegemas, kui siis erafirmadest lõpetades kõiksugu riiklike institutsioonidega, nii et koolitamine on mulle väga hingelähedane ja mul on siiralt hea meel, et mul on võimalus tegeleda millegi sellisega, mis mulle väga meeldib. Lisaks olen siis ettevõtja, ka erinevad üle 20 aasta siis erinevad firmad, milles ma tegeval olen. Nii et suhteliselt selline mitmekülgne mees, nii et nagu öeldakse päeva lõpus, kes teeb, see jõuab. Aga lähme edasi siis tänase koolituse sisu juurde ja vaatame siis peale, milles see tänas see ühiskonna probleem laiemas võtmes siis nagu on. No siin on näha siis enne, ma küll ise siin oma tütrega näitan, mis siis nagu ennem oli ja nüüd, aga põhivahe tegelikkuses see, et ühiskonna areng on teatud pärast väga positiivne. Mis siis nagu juhtunud on see, et enamus asju varasemas elus me juba lihtsalt elus olemiseks me kulutasime oleluselt rohkem energiat kui täna. Täna ma võin öelda, et me iga päev loome uusi võimalusi, sealhulgas tehnoloogilisi võimalusi, et need samad tööd, tegevused, inimlikud vajadused saaksid siis tehtud väiksema vaevaga, ehk tegelikult me oleme jõudnud sinna, kus inimene võib eksisteerida kas või ühes ruumis või toas ja ta saab päeva lõpuks oma asjad aetud. Et otsene vajadus nagu liikuda puudub. Tellid toidud koju, esined, näete, käid koolis üle siis arvuti ja päeva lõpus, nagu öeldakse, kõik muu meelelahutus jookseb sulle läbi siis nutiseadmete sisse. Nii et otsest vajadust inimesel tegelikult kehaliselt liikuda täna tegelikult ei ole. Ja kui me ütleme, et kas see nüüd halb on, et inimene nii nutikas ja neid lahendusi nagu välja loob, siis kindlasti mitte. Teisest küljest jällegi, kui me ise endale täna päeva lõpus nagu meelde ei tuleta, et me võiksime täna liikuda, siis iseenesest see lihtsalt ei teki.
Ehk me peame endale nagu seda liikumisarvestust samamoodi peame me teadvustama ja see on see asi, mida siis igaüks nagu päeva lõpus enda käest küsima peaks, et esiteks, et kas ma täna liikunud olen ja teine asi võib-olla ka seda, et kas ma täna nii palju toitu endale üldse lubada võin, kui ma võib-olla lihtsalt emotsioonist süüa tahaksin. Et need on siis ühiskonna selline probleem, et olgu öeldud, et sisuliselt viimased äkki 5 või 7 aastat tagasi juba ületas siis maailmas tegelikult rasvunud inimeste osakaal nälgivate inimeste osakaalu. Nii et tegelikult me oleme liikumas ka sinna, kus valdav osa on pigem ülekaalulisi inimesi, kuivõrd, et võiksime väita vastupidi, et nälgivad. Nii et toitu ja toiduküllus, sellist toiduküllust, milles me täna elame, tegelikult sellises ei ole ühiskond mitte kunagi varem olnud. Nii et ka see olukord on meile tänases seisus nagu uus. Kuidas seda asja siis nagu lahendama hakata ja millised valikuid me siis tegema peaksime? Nii, vaatame siia ka peale. Meie tervis kõigepealt. Millest see meie tervis laias laastus koosneb? No, võib öelda, et 20% meie tervisest moodustab geneetika. Ehk see, milline kehaehitus meil on, pärilikud haigused, närvisüsteemi tüüp, kui kiiresti me küpseme, kui ruttu me vananeme. Aga paljud, nagu öeldakse, just need kaasa antud haigused on meile määratud, mis tähendab seda, et me ilmtingimata ei pruugi neid põdeda, aga suur tõenäosus nende tekkeks on organismis nagu olemas. Ehk siis 1/5 sisulist on see, mis meile antakse ema-isaga poolt kaasa, kui me siia ilma sünnime. Ja nagu öeldakse, vanemaid me endal valida ei saa, nii et meil tuleb leppida sellega, mis meile kaasa anti parasjagu geneetilise kombinatsioonina. Nüüd 20% laias laastus on siis keskkond, see on siis see, mis meid ümbritseb, ehk kui puhas, kui saastatud, kui must see on, millises keskkonnas me elame. Selge, et täna ka linnastumise tingimustes on ikkagi see, et enamus inimesi koondub linna ja ega me seal ka valikuid ju teeme selle järgi, kus meil on päeva lõpus on töö, kus meil lapsed saavad koolis käia, kus on infrastruktuur loodud. Nii et see on täna ka paratamatus selge, eks kogu see kliimamuutused, rohepööre, kõik need asjad on nagu ka suunatud, et seda keskkonda nagu kaitsta, aga selge, et koos üha suureneva rahvastikuga on ka see ikkagi tõsine väljakutse ja probleem, et kuidas me siia planeedile ära mahume ja kuidas päeva lõpus see prügi, mida me igapäev kõik koos tekitame ja kuidas sellega nagu hakkama saada. Nii, tervishoid. Julgen öelda, et tänases seisus kindlasti rohkem kui 10% ja eelkõige seeläbi just, et paljud haigused, mis varem olid ravimatud, on täna ravitavad. Just see on ka see, miks täna näiteks keskmine eluiga on põhimõtteliselt 2-kordne, kui me kerime aastalt 150 tagasi, siis inimese eluiga oli põhimõtteliselt poole lühem kui täna. Ja suuresti siin on see, et meditsiini areng on olnud selle aluseks ja teinud seda, et täna näiteks Eesti meeste keskmine eluiga on kuskil 76 eluaastat ja naistel on see 83 juba kõrged, nii et me elame oluliselt kauem ja nüüd teine pool siis ongi see, et üks asi on elada kauem, aga teine asi on küsida, millise tervisega me elame. Ehk tegelikult, mis on nagu langustendentsis, on just see kvaliteetselt elatud aastate hulk. Ehk seega inimesed elavad küll kauem, aga nad hakkavad varem sõltuma meditsiinist, mis tähendab seda, et juba me sisuliselt tihti selgub, et viimase 25 aastat inimese viimasest eluetapist on inimene sunnitud kasutama sisuliselt mitut ravimit, et enda tervis kontrolli all hoida. Nii et see on see ohumärk, mis tänases seisus on, et eesmärk üksinda ei saa olla lihtsalt kauem elamine, vaid küsimus on see, et milline on meie tervis. Ja nüüd pool sellest praktiliselt, mis siis meist endist sõltub, ongi see, kuidas me ise enda tervisest hoolitseme. Ehk kuidas on meie toitumine toetab meie eluviisi nii-öelda kehaline aktiivsus, kas meil on regulaarselt kas treeninguid või mingi kehalist aktiivsust, mis aitab organismi hoida normaalselt töös. Millised on meie töö-puhkuse suhe, et me ka üle ei tööta, et me pidevalt mingisuguses tööstressis ei ole. Ja millised harjumused meil on, sealhulgas ka pahed. Et see on siis see pool, mis nagu moodustab selle
mis meist endist sõltub ja kui te vaatate, et praktiliselt pool on ikkagi laias laastus inimese enda kätes, milliseks tema tervis kujuneb, siis me saame aru, et selle poolega me saame sõna otseses mõttes täna hakata tegelema. Nii et see on selline asi, mida tervise koha pealt teada võiks. Nii, aga mõtlen tagasi, sport ja toitumine. Millest siis alustada? No eelkõige ikkagi tegevuse teadvustamine. See ongi see, et väga raske on hakata millegagi tegelema, kui me päris hästi aru saa, mille jaoks me seda teeme. Ehk esimene asi on ikkagi aru saada, kehaline aktiivsus, ma teen seda selle jaoks, et tugevdada lihaskonda, parandada veresoonkonda, aktiviseerida südametegevust ja nii edasi. Et need on asjad, millest me saame aru, et see ongi elu alus, sest inimene ju tegelikult ei ole siia ilma tulnud teps mitte lihtsalt istuma või vedelema, lihtsalt evolutsiooni käigus me oleme oma tänu ajupotentsiaalile suutnud ennast nii mugavaks nagu muuta, aga laias laastus ikkagi inimene on harjunud liikuma ja elupõliselt on olnud liikumises, nii et see on ikkagi mingi viimase laias laastus 50 aasta tendents või isegi viimase 30 aasta tendents, kus me oleme selgelt rohkem istuma jäänud. Tegevuse tähtsustamine on oluline eelkõige seeläbi, et kui me ei pea seda oluliseks, siis me lihtsalt selle jaoks aega ei leia. Täna ju esimene asi, kui ma inimestega suhtlen, olles ise ka personaaltreener ja andes inimestel nõu, siis põhiline ikkagi, millest me räägime, on ajapuudus. Ja selge, et ööpäevas kellelegi rohkem aega ei teki, aga sinna ööpäeva kipuvad meil mahtuma asjad ikkagi, mis meie jaoks on olulised. Ja kui me suudame oma sellises soovide listis selle kehalise tegevuse ja miks mitte ka teatud määral toitumise jälgimise sättida ettepoole, võib-olla kui nad on tänases nimekirjas, siis väga suure tõenäosusega me hakkame nende tegevuste jaoks ka aega leidma. Siis tegevuse mõtestamine. Siin ma pean eelkõige silmas seda, et lihtsalt mitte karata diivanilt või tooli pealt püsti ja hakata esimest kätte juhtuvat treeningut tegema, vaid ikkagi tegevus peab olema mõtestatud. See tähendab seda, et me saame aru, miks ja mida me teeme. Ja sama lugu, milline see treening olema peab, mis meid siis vastavalt meie soovitud eesmärgile viib ja mida selgem meil see arusaam on, milliseid liigutusi me saavutatud eesmärgi jaoks tegema peame. Esiteks seda suurem tõenäosus on, et me sinna eesmärgini jõuame ja teine pool on ikkagi see, et see saadav tulu motiveerib meid uuesti seda läbi tegema. Nii et siin on nagu väga selge see, et mida targem see teadmine on või mida rohkem ennast asjadega kurssi viime, seda parem päeva lõpuks see tulemus ka on. Tegevuse tagasiside analüüs, see on oluline just seeläbi, et miks ei ole tihti tegevused jätkusuutlikud ja just see pärast, et ega väga ei analüüsita ka, mis viltu. Inimene läheb, teeb mingi treeningu ära või ma ei tea, piirab mingis määral oma toidulauda teatud toiduainetega, võttis esimese kas ajakirja või mingiste uudiste nupu lahti, seal öeldi ära, et kuule, ära söö seda või liigu nii või tee seda trenni umbes, siis saad tulemuse, inimene teeb neid, vaatab, et täitsa lõpp, et võib-olla ei juhtu nagu väga mitte midagi ja päeva lõpus loobubki sellest, aga analüüs ja tagasiside on oluline, et kui ma teen täna neid liigutusi, mida ma neid teen, neid peab olema võimalik siis teatud aja jooksul nagu mõõta. Ma ei taha nüüd öelda, et igapäevaselt, aga iga nädalaselt kindlasti teatud edasiminekud peavad minema ja teatud parameetritega me saame seda teha. Kas näiteks jõusaalitreeningu puhul on väga lihtne, et kui ikkagi treeningi raskused ei suurene, siis midagi on selles süsteemis nagu viga. Selge, et me võime öelda, et kui see ei ole ka eesmärk, siis võib olla mingid vastupidavuslikud võimed, mida me saame mõõta. Et need mõõte ja parameetrid on üks jagu, küll keha kaal, küll kalorite lugemine, küll keha ümbermõõtude mõõtmine, küll rasvaprotsendi mõõtmine, keha analüüs üldse. Et see on see, mis inimest paneb nagu liigutama, kui ta hakkab nägema, et nendel liigutustel on väga selge tulem. Nii et selline tagasiside analüüs on hästi oluline kogu selle kehalise tegevuse juures. Nii, lähme siit siis edasi. Sport ja toitumine ja nende seos. Nii, ühte tulpa tuleb meil siis kehaline aktiivsus ja teises on siis toitumine. Et kui suureneb energeetiline kulutus ehk me otsustame üks päev hakata treeningus käima, siis selle tasakaalustamiseks peab suurenema ka energia tarbimine. Mitte vastupidi. Vaadake, meil kipub olema tavaliselt see, et me
kui keskmine tavainimene otsustab minna treeningusse, siis ta selle asemel, et mitte, et ju ega ta ei tõsta siis toidukogused, eriti kui tal on kehakaalu langus eesmärgiks, siis ta vastupidi. Esiteks lõpetab tegelikult söömise suuresti ära ja samal ajal tõstab oluliselt kehalist aktiivsust, mis tegelikult on täiesti eri suunas liikumine. Et mida rohkem te liigute, seda vabamalt tegelikult ka süüa saate. Ja selgelt ka lühiajaliselt võib nälgimine anda tulemuse, aga pikas perspektiivis mitte. Suurenenud lihasrakkude lagundamine ehk tegelikult treeningu käigus toimub, mis me ei kasvata lihaseid, vaid me intensiivselt lagundame lihasrakke, mis tähendab omakorda seda, et suurem valkude tarbimine lihaste taastumiseks ehk valgusüntees on selle nimi. Ja see valgud on siis need, mis vastutavadki sõna otseses mõttes selle eest, kas järgmiseks treeninguks see lihasvalu, mis tegelikult mikrotraumadena, mida me tunneme siis järgmistel treeningjärgsetel päevadel, et kas see kiiremini kaob nagu ära, et selle eest vastutavad suuresti valgud omakorda siis aminohapetest koosnevad. Suurenenud mikrotoitainete vajadus ainevahetuslike protsesside läbiviimiseks ja selle tasakaalustamiseks siis suurem vitamiinide ja mineraalide tarbimine selle tasakaalustamiseks. Nii et jällegi ka see, et me räägime makrotoitainetest, milleks on siis süsivesikud, valgud, rasvad, aga teine pool on siis vitamiinid, mineraalained, mida organism vajab siis samuti enamuses, ütleme siis protsesside läbiviimiseks organismis, mis meie kehaga üldse toimuvad. Ja see sõltub ka suuresti sellest, milline on see toiduainete valik, mis siis toidulauale sattuvad, et kas nad on rikkalikud nende mikrotoitainete poolest või nad on suhteliselt vaesed. Meil võivad olla väga kaloririkkad toiduained, aga samal ajal selgub, et toitaine tihedus seal on suhteliselt madal, kuna seal praktiliselt ütleme siis lisaks kas siis süsivesikutele või rasvast saadavatele kaloritele seal väga palju siis vitamiine, mineraaleid, mingeid selliseid asju, kiudaineid seal sees ei ole. Ja suurem kaotatud vedeliku hulk ja suurenenud vedeliku tarbimine selle tasakaalustamiseks läbi toitumise on siis see pool, mida ka teadlikult ehk siis mõte või jutu mõte siin on see, et meil tihti ka suuremad kehakaalu kõikumised, eriti ka kehakaalu langetamise eesmärgil, kipuvad olema pigem vedeliku arvelt, sest rasvapõletus ise on nagu oluliselt aeglasem protsess, nii et paljud inimesed kahjuks ajavad need kaks protsessi nagu omavahel sassi. Et suur kehakaalu kaotus ja inimene lööb 2 kätt kokku iga kaotatud kilo üle. Samal ajal me saame aru, et rasvapõletuslikult ööpäevas ei saa kilo lihtsalt ära kaduda ja tekkida juurde rasva arvelt, et seda peaks iga inimene teadma. Nii, siis väike selline emotsionaalne pilt ka vahele, aga siit edasi. Makrotoitained, nende vahekord. No nii, me põgusalt juba mainisin süsivesikud, valgud ja rasvad, vaatame kiires korras neid ka üle, et laias laastus siis süsivesikud on meie organismi selline põhiline energiavajaduseks katmiseks vajalik siis makrotoitaine ja seda me vajame tegelikult ööpäevaselt circa 45–60% siis ööpäevasest toidu tarbimisest peaks tulema siis süsivesikute arvelt. Omakorda võib lihtsalt jagada neid liit- ja lihtsüsivesikuteks ja see suhe võiks siis olla enam-vähem 3:1 liitsüsivesikute kasuks. No, liitsüsivesikud on tegelikult kõik selline kraam, mis imendub organismis nagu aeglaselt, mis valdavas osas ei ole magus ja omakorda hoiab veresuhkru taseme siis stabiilsena, et vältides seda, et meil pidevalt isu tekib tegelikkuses. Ja lihtsüsivesikud üldjuhul on ikkagi enamus magusad asjad suhkrute baasil ja nende osakaal siis päeva lõikes mitte üle 1/3 oleks siis kogu tarbitud süsivesikute hulgast. Nii et kahjuks kipub tänase toidukülluse juures olemagi see, et paljude inimeste toidulaud ainult suures osas just sellest lihtsüsivesikutest siis koosnebki ja seda väga lihtsalt põhjusel, et inimesel ei ole aega süüa ja kui ta siis lõpuks kuskile läheb, siis ta haarab pigem midagi, mis organismis ruttu selle näljatunde nagu kustutaks ja seda teevad kõige lihtsamal kujul lihtsüsivesikud, mis ütleme niimoodi, et treeningjärgselt on väga hea, kui see toimub, aga kui inimene ka kehaliselt aktiivne ei ole, siis asja iva on väga lihtne, et nende suhkrutega ja eriti kui me neid üle tarbime, siis organism väga midagi peale
ei oska hakata ja ta talletab need suhteliselt lihtsalt rasvavarudesse. Nii et siin on ikkagi see, et sellised komplekssüsivesikud, mis sisaldavad ka kiudaineid, näiteks kõik täisteratooted, hakkame siin teraviljatoodetest pihta, lõpetame kõiksugu täisteraleibade, kõiksugu sellise kraamiga, nii et pluss sinna köögiviljad erinevad juurde, et see peaks olema valdav osa see, mis siis süsivesikutest lauale nagu satub. Ja vähem siis kõike sellist, mis on nagu magusat, isegi ka puuviljad, jah, neid tulebki süüa, aga neid ei saa domineerida toidulaual. Samamoodi siis kõik loomulikult erinevad ka joogid, magusad joogid täna, mis sisaldavad suhteliselt palju ka siis nii-öelda sellist lihtsüsivesikutel baseeruvaid suhkrud. Nende osakaal peaks olema väike, rääkimata siis kommidest, šokolaadist, saiakistest ja muust kraamist. Et mitte, et neid süüa jälle ei tohiks, aga need ei saa olla igapäevase normaalse toitumise nagu peamine osa. Valkude tähtsus ja roll juba ütlesingi on lihaste taastumisel ja sõltuvalt nüüd siis kas siis sportlase või ka ütleme siis inimese vajadusest on see kehaliselt mitteaktiivse inimese valguvajadus on kuskil seal väike üldjuhul 0,6 kuni 0,8 grammi kehakilogrammi kohta. Aga kui nüüd on ikkagi tegemist kehaliselt aktiivse inimesega, siis on see juba vajadus kuskil 1,3 kuni 1,5. Ja kui on nüüd tegemist ka sportlasega või inimesega, kes soovib endal lihaseid saada, siis see vahemik võiks olla 1,5 kuni 2 grammi valku kehakilogrammi kohta. Ja taimsed ja loomsed valgud võiksid moodustada siis 15 kuni 20% päevasest energia hulgast, mida me siis tarbime, nii et kindlasti nendel ei ole nii suurt energeetilist väärtust ja ei peagi olema, aga nad täidavad väga tähtsat rolli nii-öelda siis lihaste ülesehituslikes protsessides. Nii et selles osas on nad asendamatud. Ja tihti on ka see, et kui ma analüüsin nüüd ühe keskmise tavalise inimese toidulauda, siis kui need süsivesikud ja ka rasvad tulevad tegelikult inimese toidulauale kätte iseenesest ilma, et väga mõtlemagi peaks. Sest me lihtsalt keskmine tavainimene teeb oma toiduvalikuid sellisena, et selles toidus on piisavalt süsivesikuid ja et selles toidus on piisavalt rasva ja need süsivesikud, suhkrud ja just ka rasvad on tegelikult need, mis toidutööstuses toidu maitsvaks ka teevad. Nii et ütleme nii, et meie ka see, kui me lähtume ainult toidu maitsest, siis ei ole kunagi mõtet mõelda, et huvitav, ei tea, kas ma täna oma rasvad kätte sain või kas ma oma süsivesikud kätte sain, sest me lihtsalt tarbime sellised toiduained, sest need meile meeldivad. Ja pigem jääb siis üldjuhul puudu just nendest valkudest, et tavaharrastajale ma pean tihti ikkagi meelde tuletama, et ka oma valgukogus, kui ta kas või tahab harrastusspordi tasemel oma kehas midagi muuta, siis pigem see valgu osakaal peaks tulema nagu suurem, kui ta võib-olla täna on. Ja valk on ka see, mida organism ise nagu sünteesida ei saa, et seda pead seda saama väljast nagu toiduga. Nii et siin on ka oluline pool siis, et seda teadlikult nagu siis toiduainetest otsima hakkab ja siia alla koonduvad siis loomulikult kõik alates siis lihast, kalast, kanast, lõpetades kalaga, eraldi piimatooted erinevad, juustud, kodujuustud, kohupiimad, täna juba valgupudingud olemas, taimsetest valkudest toad, erned, pähklid, kogu selline kraam, selge, et seal on ka siis juba pähklides näiteks rasva väga palju sees, aga ka taimseid vajalikke rasvu. Nii et sellised toiduained peaks olema munad näiteks samamoodi väga hea valguallikas, samamoodi ka rasvaallikas loomulikult. Et need toiduained oleksid siis need, mis võiksid olla tasakaalustatult iga inimese toidulaual, kes tahab natukenegi sportlikult välja näha. Ja rasvad, meil paratamatult selle rasvumise foonil alati on ka tunne, et rasv ongi see halb asi, mis meid paksuks teeb ja eks seal on ju omajagu tõde ka, kuigi peab tunnistama, et me võime rasva toidust välja võtta ja me võime paksuks ikka minna. Ehk siis tegelikult ületarbitud toit ei ole vahet, kas see on rasvad, valgud või süsivesikud. Organism on suuteline neid kõiki rasvaks talletama, nagu elu on näidanud. Ja see tähendab omakorda seda, et lihtsalt me peaks natukene vaatama, et see rasvaallikas ei oleks ainult kas siis ütleme selline kas siis poolfabrikaatidest või kiirtoidust saadav rasv, mis on nagu selgelt mitte kasulik, aga pigem siis selliseid kasulikke rasvhappeid tuleks organismile rohkem ja see eeldab erinevate kas siis taimsete õlide tarbimist, siin on erinevad ka taimsed toiduained, juba mainisin pähkleid, avokaadod, kõik sellised toiduained, milles on juba ka
kalast saadavad omega-3 rasvhapped. Nii et ka isegi dieediaeg ma olen ära toonud siin, et vähemalt 1 gramm kehakilogrammi kohta peaks tulema siis ka rasva ööpäevas. Muul perioodil isegi 1,5 kuni 2, sõltuvalt nüüd inimese kehalisest aktiivsusest ja energia tarbimisest. Nii et need on siis need asjad ja circa 20–30% ööpäevasest energia hulgas peaks siis tulema rasvade arvelt energia. Nii et kindlasti ka inimesed, kes dieedile soovivad minna, siis nemad ei peaks kindlasti rasva täiesti toidust välja lülitama, sest olgu öeldud, et kogu hormoontalitlus, eriti naistel, on sõltuv rasvade osakaalust, et kui toidu rasvad välja võtta, siis organism kannatab päris tugevalt ja paljud sellised protsessid, mis tegelikult aitavad ka rasvapõletuslikke protsesse ellu viia, lakkavad toimimast. Nii et see on hästi oluline pool, et ma olen oma elust olnud ikka väga pikka aega, 25 aastast, mis ma siis kulturismiga võistlusspordi sees olin, siis sellest 14 aastat oli puhtalt dieedil veedetud aega ja ütleme nii, et selle aja jooksul ma sain ka nende rasvade osakaalust väga hästi aru, kui oluline on need dieediaeg, et kui tahta säilitada hea enesetunne, kui tahta säilitada seda, et selline organismi ainevahetuslikud protsessid kinni ei jookse, siis ka see rasvade osatähtsus organismis on tegelikult ülioluline, et seda ei ole mõtet alati liiga madalaks viia. See ei anna paremat tulemust. Nii. Siin on ka siis erinevaid näiteid, milliseid siis teha. Et justkui on 2 hommikusööki, ühes on siis maisihelbed ja klaas siis apelsinimahla justkui ja teises on siis ütleme munad, avokaado ja siin on siis mõned viilud paprikat on juures ja apelsin, et kaloraaži vahe on pool, 700 versus 350 ja suhkrute osakaal siis 4,5 korda siis maisihelbeste kasuks. Siin ei tasu nagu mõelda nüüd, et maisihelbed on nagu saatanast, et neid nagu süüa ei tohi. Küsimus oli selles, et lihtsalt alati on mõistlik siia juurde või kombineerida. Näiteks ütleme, et see maisihelbeste kogus võiks olla väiksem tarbitav hommikul. Seal võiks olla pigem maisihelbeste asemel ka mõni kiudaine rikka, kas müsli. Ja selle kõrval võiks siis olla eraldi, kas seal on siis, ongi see kas või 1-2 muna seal kõrval, et natukenegi tasakaalustada seda, sest täna seal põhimõtteliselt on ainult süsivesikud ja minimaalselt rasva, minimaalselt valku nagu. Et see toit on suhteliselt nagu ainult süsivesiku rikas, et teisel pool on see asi nagu tasakaalustatum, seal on nii rasvu, seal on nii valke, kui seal on ka süsivesikuid, et igas sellises taldrikus ongi oluline jälgida sellist taldriku reeglit ka, et ikkagi vaadata, et kõik makrotoitainete rühmad oleks enam-vähem selles proportsioonis, milles me makrotoitainete rühmas rääkisime, et enam-vähem pool võivad olla süsivesikud, 20% valgud ja enam-vähem 20–30% oleks siis rasvad, et seda proportsiooni võiks iga toidukorra juures tegelikult jälgida. Nii, siin on ka näha justkui banaan. Banaan on nagu ühel kujul, kui ta on värskena ja samal ajal kui banaan, kui ta on siis sellise banaani krõpsuks siis ära kuivatatud. Ja mis siis muutub, nagu näete, ühel juhul justkui rasva alguses siin nagu ei ole, siis selgub, et banaani krõpsudes on siin 100 grammis rasva 33 grammi. Et see kaloorsuse võrdlus on nagu jõhkralt 5 korda ja rohkemgi siis krõpsude kasuks, nii et igaüks, kes mingisuguse koti, kas siis krõpsu või kõige lihtsam näide on ka pähvleid ette võtab ja lihtsalt filmi vaadates ära nosib, siis ärge imestage, kui talje selles kasvama hakkab, sest see saadav kaloraas on tegelikult ikkagi väga suur nagu. Ja suhkruosakaal siis nagu näete, et valmis banaanis see suhkruosakaal 100 grammis ei ole väga suur, aga samal ajal siis kuivatatud banaanis on see osakaal 3 korda kõrgem. Nii et siin ei ole jälle jutu mõttes see, et banaanikrõps oleks absoluutselt välistatud, aga kindlasti neid numbritele peale vaadates, siis need kogused, mida te tarbite, ei saa olla nagu suured. Ehk üks asi ongi see, et ei ole olemas ühtegi päris keelatud toiduainet, vaid küsimus on alati kogustes.
me peame õppima aru saama, et kui palju me tänase energeetilise kulutuse juures ehk ka oma kehalise aktiivsuse juures, kui palju me neid asju, millises proportsioonis me tagasi võime neid süüa. Nii, siis läheme edasi. No siin on võib-olla ka hea näide sellisest, et kui palju peaks tegema siis sporti, et ühe sellise Big Maci inimene ära kulutaks. Noh, näha siin jooksmine 50 minutit, kiirusega 10 kilomeetrit tunnis. Noh, ütleme nii, et spordipoisina ütlen, et jah, see on tehtav, aga see on päris väsitav, nagu, et see tunnine jooks selle tempoga ikkagi võtab ikka päris korralikult läbi. Nii et rattasõit sisuliselt 60 minutit, kiirusega 21 kilomeetrit tunnis. Kõndima peaks selle jaoks siis 2,5 tundi sisuliselt, et üks Big Mac ära kulutada. Ja televiisori vaatamine, noh tänapäeval mitte ainult, ütleme telefonis istumine selle jaoks, et üks Big Mac ära kulutada, peaksime me seda siis vaatama sisuliselt 8 tundi. Noh, nii, et Big Maci sõpradele palju õnne. 8 tundi, üks Big Mac. No, täpselt nii ta tegelikkuses ka on ja kehtib 70 kilogrammise inimese kohta, nii et võite arvata, et kui teha kehakaal on väiksem, siis ka see energeetiline kulutus on omakorda veel natuke tagasihoidlikum. Nii, aga siin on veel halb ja hea, näidatudki ära, pigem ühel juhul jällegi te näete, et on tegemist siis jällegi selliste maisikrõpsudega, siis on juures on tavaline röstsai. No, siis on veel üks šokolaadi selline küpsis ja apelsini mahl. Ja teisel pool on tasakaalustamiseks siis selline, ütleme siis täistera müsli pähklitega. Seal on pähklivõiga veel siis röstsai juures, selline näha ka natuke tumedam, ehk seal on ka kiutäined rohkem, on munad, kenasti vesi ja siis on ka kohv. Ja ühe probleem on siis see, et liiga palju suhkurt, liiga vähe valku, saabub kiiresti näljatunne, ehk mida lihtsamal kujul me ka neid lihtsüsivesikut tarbime, seda kiiremini tegelikult meil ka see nälg majja uuesti tuleb, ehk ei ole midagi, mis aeglustaks nende süsivesikute imendumist. Et selle jaoks on alati hea ka sinna tasakaalustamiseks kas valku või rasva juurde saada, et see omakorda aeglustab toitainete imendumist. Nii, vaatame siis edasi. Meil on siin tervislikud valikud snäkkidele. No, meil on tänapäeval on ju ka toidulisandite poole peal. No, ma varem olin ise kuskil 20 aastat ka toidulisandite äris sees ja tegelesin ka müügiga. Nüüd viimased mõned aastad olen sellest ise eemal, aga väga hästi kursis selle sealpool toimuvaga. Ja kuhu siis on liikunud ka tänapäeval selline nii-öelda trend, et meil on ka üha rohkem alternatiive tehtud siis tavamaiustustele, tavalistele magusatele jookidele ja siin on ka võib-olla näide, et tihti inimene, kes ei saa aru, kui need batoonid on, ütleme, täiesti kas tanklas või mõnes jaeketipoes müügil või mõnes verkioskis, kus iganes tänapäeval on need igal pool müügil. Et tihti inimesed ei saa aru, et üks maksab, ma ei tea, 60 senti, teine maksab €60, et selge, et ega esimene valik ju tegelikult on lihtne, et inimene vaatab peale, et kuule, tuntud bränd ka ja 3 korda odavam, ju ta siis on lihtsalt ongi nii-öelda parem valik. Tegelikult, kui me vaatame siin juba kaloraaži, siis põhimõtteliselt pea 3 korda on see kalorsuse vahe sees. Ehk tegelikult suu teevad magusaks nagu mõlemad, aga ühel juhul me saame lihtsalt suurel hulgal suhkurt ja ka rasva piisavalt. Teises hulgas on siis sõna otses mõttes kalorsust pea 3 korda vähendatud ja vastupidiselt on tõstetud valgu hulka. Ehk siis nende alternatiivsetega šokolaadide, mis ma pean tunnistama ka, ütleme siin dieediaeg, kui ma võistlusspordiga veel aktiivselt tegelesin. See aitas väga hästi dieediaeg võtta magusisu maha ja samal ajal sealt tuli alati ka sellist valgukraami sealt seest, mis sõna otses mõttes nagu lihaste taastumisel päeva lõpus kaasa aitas. Nii et lisaks sellele hinnale tasub alati natukene vaadata ka pakendit, et niipea kui seal on enamustootest ainult süsivesikud ja rasvad, siis see hind on üks, ja niipea kui sinna on sisse pandud ka valku, siis see hind on teine. See on enam-vähem sama, kui te prooviksite tavapoes, ma ei tea, võrrelda näiteks võtta pudelõli
ja mõelda, et miks õlipudel maksab liiter on seal euro või €1.50 ja panete kõrvale kilo liha ja imestate, et see maksab, ma ei tea, 5 või 6 või 10 eurot. Et neid kahte asja võrrelda ei saa, sest need makrotoitained on totaalselt erinevad, mida te võrdlete või sama hästi panna kott suhkurt ühele poole ja võrrelda või makarone näiteks ja võrrelda seda siis kalaga. Umbes sama võrdlus, et neid ei saa võrrelda omavahel. Kuigi võib-olla visuaalselt pakendi järgi tunduvad ühes sektoris ja sarnased tooted. Nii, no siin on veel ära näidatud ka, mis vahe on, et ühel juhul on siis mõlemad on sellised enam-vähem 55-grammised batoonid ja vahe on siis selles, et valgusisaldus ühes on 1,65 grammi ja teises on siis 27. Võrdlusena olgu öeldud, et see 27 grammi, see on enam vastab juba peaaegu, et 130-140 grammile lihas, kalas leiduvale valgu hulgale. Nii et ka selline võrdlus nagu näitab tegelikult seda sisu vahe. Kindlasti hinnavahe on sellega täpselt, ma ei ütle, et sama suur, kui see valgu protsentide vahe selles tootes on, aga me saame ka aru, et üks on selgelt toitainetest rikkam toode kui teine. Teine kindlasti täidab oma maguseisu vajaduse ära, aga see saadav kaloraas pluss siis ka vähene valguosa ei ole võrreldav siis kõrval oleva tootega. Tervislikult ka tudendikel kindlasti tuntud erinevad energiajoogid. Energiajookides on samamoodi teatud vahe, kui sinna peale vaadata või osata vaadata. Ja keskmine tavaline energiajook sisaldab siis 151 kilokalorit, milles siis suhkurt on 36 grammi. See on päris arvestatud suhkrukogus tegelikult ja kui võtta alternatiiv, siis tänapäeval on olemas juba erinevad siis vitamiini energiajoogid, milles kalorsus on 4 kilokalorit, suhkrutus on 0, sisaldab enam päevase vitamiinide hulga ja tegelikult siis ongi, et mõlemil juhul see kofeiinisisaldus on tegelikult ühesugune sees. Et circa 180 milligrammi kofeiini on mõlemis tootes, aga kalorsuse vahe just sellega suhkrulisel on nagu päris nagu tugev. Ja isegi kui on olemas ka nii-öelda sellist tavalist energiajooki suhkruvaba, siis sinna tavalist vitamiinega lisatud nagu ei ole. Ja täna ei tule ka, ütleme, nende energiajookide hinnavahes ei ole nii märgatavat vahet, kui võib-olla batoonides oli. Nii et siin ka tasub nagu alati vaadata või mõelda, ja töö teevad selles mõttes ära, et kui on vaja kas kauem üleval olla või siis või enne trenni teinekord, siis energia annavad, boost'i annavad nagu mõlemad. Selge, et ka nende jookide tarbimisega tasub alati nagu piiri pidada ja ka ise tarbides, ütleme nii, et mõõdukalt neid. Ja täpselt ka, kuidas vajadust on, et kindlasti ei saa päev alata energiajoogiga ja sellega lõppeda, nii et siin tuleks ka samuti endale teatud piirangud nagu kehtestada. Nii, siin on veel näiteks tervislikumate valikute väike võrdlus jällegi, smuutid. Smuuti on hästi levinud tänapäeval ja smuutidele ka, kuidas nüüd öelda, ta on alati selline justkui tervislik kraam, mida siis tundubki, et seda võib nagu lubada endale ükskõik kui palju vaja. Tavalise smuuti kalorsus siis 330 milliliitrised tooted on mõlemad üks ja teine. Ja ühel juhul on siis 208 kilokalorit, selles suhkurt on 44 grammi ja valku 2 ja teisel juhul on siis kaloraas on 152, suhkrusisaldus on siis alla 6 grammi ja valgusisaldus 25. Ehk siis see vahe on jällegi päris märgatav nii kalorsuse kui ka eelkõige lihtsalt sellega, et see suhkrute kogus, tõesti, kui inimene teeb pika treeningu, siis kindlasti ka see 44 grammi suhkurt ei tekita organismis mingit probleemi. Selge, et 2 grammi valku lihaste taastumist ei käivita, et eks siin ongi see koht, kus tavaliselt tasub ikkagi vaadata, et kas see süsivesikute valkude suhe nagu selles tootes on nagu see, mis ta nagu olema peab. Nii et ka alati tasub õppida neid pakendeid natukene vaatama, et osata lihtsalt peale hinnaga teha teatud nagu valikuid ka sellena, mida need asjad tegelikult sisaldavad. Nii, vaatame kohe. Sport ja toitumine, toidu mõju. No toidu mõju kindlasti tervisele. Selge, et tervise muutus ja
ja ka tervise kehvenemine läbi valetoitumise on tegelikult pikk protsess, et see võib võtta aastakümneid, enne kui tõsised kahjustused tekivad. Ja sellepärast võib-olla on ka see, miks sellele ei osata tihti piiri panna või tähelepanu juhtida, et no mis muga juhtub, ma olen eluaeg nii söönud ja pole siiani midagi juhtunud, miks ma peaks seda muutma, eks ole. Noh, me ei tea, mis homme tuleb ja täpselt nii see ongi, et on inimesi, kellele teist võimalust selle ei anta. Välimusele toidu kindlasti tänapäeval me saame aru, et kui me neid toitumist jälgime, siis teatud juhul me näeme väga selgelt, miks üks inimene näeb välja selline ja teine näeb välja teistsugune. On otseselt sõltunud sellest, mida ja millised toitumise harjumused meil olnud. Kindlasti ka millised kehalised harjumused, sest ikkagi ka juba kehaline aktiivsuse liikumine annab kindlasti nii-öelda siis õige suunitlusega või suuna nii-öelda ka siis paremale välimusele. Aga suuresti ikkagi toit on siis see, läbi mille me saame mõjutada ka, tänapäeva võiks isegi öelda ka sotsiaalmeedia ajastul oma välimus, sest kui vaadata ka seda, et millisena inimesed ju tegelikult tahavad ennast eksponeerida ja inimene tahab alati ennast näidata paremana, kui ta tegelikkuses on, siis see ongi selline inimloomu omane, et seda ei saa kellelegi pahaks panna. Ja eks tõenäoliselt koos selle sotsiaalmeedia ajastuga, kui me teame ka, et täna on fitness-saale põhimõtteliselt iga nurga peal, üldse treenimise võimalused on nii palju paranenud, et eks see on suur osa ka sellele, et see on trend, see on populaarne, inimesed tahavad paremini välja näha ja nad on valmis sinna panustama, nii et kindlasti see pool on siis ka oluline, mida toit siis teeb, ka motivatsioonina pean silmas. Enesetundele kindlasti toit täna mõjutab meie enesetunnet, kui on hea toit, paneb sellel näo naerule, kui vastupidi, me oleme seadnud teatud piirangud, ei tunne ennast hästi, mõjutab see väga tugevalt meie enesetunnet, nii et toit mõjutab alateadvuses ka rohkem meie emotsioone, kui me isegi endale teadvustame. Ja ka paljusid otsuseid, nagu uuringud on näidanud, siis teatud otsuseid, mida me justkui teeme enda peas, lähtudes võib-olla mingist muust, ma ei tea, kas tõekspidamisest või printsiibist, me tegelikult teeme ka läbi selle, mida läbi toidu, millise emotsiooni me saame. Nii et toit mõjutab me tegelikult oluliselt rohkem, kui inimesed ainult võib-olla ise arvavad. Nii, toitumine on enamat kui lihtsalt elus olemiseks vajalik tegevus, toit on kui kauplemisobjekt, tõesti toit on ju terve majandusharu, võib öelda. Toit kui kultuurifenomen, igal kultuuril on praktiliselt ju oma toitumistraditsioonid, nii et ka selles osas on toidul hästi suur roll inimese elus ja toit kui sotsialiseerumisvahend on ju väga lihtne. Pole ju meil, eile oli Eesti Vabariigi sünnipäev ja jällegi, me katame seal vastava laua, tähistame seda millegagi, me saame kokku, siis kaetakse alati laud, me lepime oma mingisuguseid kohtumisi kokku, me alati vaatame, et meil oleks seal midagi söödavat juures, nii et toit on ikkagi sotsialiseerumise vahend ka suuresti. Ja sealt alates tõesti, kuna ta mängib nii tähtsat rolli ja kui me seal silma peale ei hoia, siis teatud juhtudel tänapäeva sellises ületarbimise ühiskonnas, nagu öeldakse, võivadki probleemid alguse saada. Nüüd järgmine näide siin on ühest minu kunagisest ka õpilasest, kes kunagi tegelikult, ta oli pea 150 kilo, võttis ennast kätte ja treenis ennast siis põhimõtteliselt pea poole väiksemaks, nagu 86 kiloseks. Et hea näide sellest, et kunagi pole nagu hilja alustada ja ka võib-olla võiks öelda väga kehvast algsest seisust võib päeva lõpus saavutada nagu päris märkimisväärse tulemuse. Nii et siinkohal võib-olla kui ma teen ise loenguid ja olles ise ju eluaeg spordis olnud inimene, siis mõne inimese jaoks on selline tõuge palju suurem, et ennast kätte võtta kui see, kui vaadata võib-olla kas mõnda olümpiavõitjat või meie spordisangarit. Et alati ja kunagi pole hilja alustada. See on nagu see sõnum, et ärge lükake seda edasi. Kui te tahate, siis te võite lühikese aja jooksul viia läbi imelised muutused ja see näitab, kui palju toitumis ja ka üldse meie ka negatiivsed harjumused mõjutavad meie kehakuju ja tervist. Nii et seda saab igaüks ise tegelikult muuta suhteliselt lihtsalt. Nii, sport ja toitumine peamised vead. Liigne treenimine, mitte treenimine, ehk siis energiaressursi ebaõige kasutamine. Need on nagu kaks äärmust, et me teame, et kehaline passiivsus ei mõju nagu hästi.
Selles üle vist ei ole pikalt mõtet isegi vaielda. Aga teine pool jällegi ka liigne treenimine on siis see, mis teisest küljest jällegi ei ole jätkusuutlik, et nüüd see mõistusepärane tegevus ongi seal kuskil kahe selle äärmuse vahepeal, et ikkagi saavutada, ma julgeks öelda, et selline 3 korda nädalas on täiesti optimaalne harrastussportlase selline kehalise aktiivsuse vajadus, vähemalt tund aega korraga, tund kuni 1,5. Et sellisel juhul toimetades me ei saa rääkida liigsest treenimisest. Liigne treenimine tavaliselt tuleb meile külla just siis, kui nüüd aastavahetus on selja taga olnud ja inimene avastab, et nii uus aasta on uued lubadused ja nüüd peab hakkama tulistama. Ja siis pannaksegi, mitte 3 korda nädalas, vaid tehakse võib-olla 6 päeval nädalas ja vaata, et mõnel päeval mitte 1 trenn, aga 2 trenni ka jutti. Nii et see on see, mida ma tahan öelda lihtsalt, et seda, mis on olnud, seda me forsseerida tagasi nüüd kiiremate treeningutega ei saa. Küll aga mõõdukalt treenides ja järjepidevalt oma energiaressurssi õieti jagades saame me tegelikkuses pikas perspektiivis saavutada sellise sportliku vormi või keha, nagu me tahame. Ehk siis kindlasti ei ole vaja kiirustada, et kui te ei ole tänaseni võtnud ennast kätte, siis ei ole vaja nüüd mõelda, et kui te 2 kuuga seda tippvormi saavuta, siis on midagi viltu. Absoluutselt mitte. Pange kas või aastane eesmärk. Kui jääb endal mõistuses puudu, siis kindlasti kaasake protsessi mõni treener või pädenud inimene, kes oskab öelda, mida selle aasta jooksul siis on võimalik ära teha, kuidas seda niimoodi motiveerivalt üles ehitada ja hakata oma eesmärkide unistuste poole liikuma ja fakt, et tulemus saate mõõta kindlasti kiiremini kui järgmise aasta lõpus, aga see suur pilt peaks aastaga päris palju muutuma. Et seda saab igaüks teha. Liigne toitumise piiramine, ülesöömine, siin on väga lihtsalt öeldud see, et 2 äärmust jälle, et kas me siis tarbime järjepidevalt üle või me siis absoluutselt lõpetame söömise ära. Ehk nagu ma ütlesingi, et kui te otsustate ka liikuma hakata, siis päeva lõpuks tegelikult peaks olema nii, et te saate ka natukene rohkem süüa, kui te täna söönud olete. Et need 2 asja peavad käima käsikäes. Kui kehaline aktiivsus suureneb ka sisse söödava energia hulk ja ka vastupidi, et kui mingid päevad ikkagi on, kus seda liikumist nii palju ei ole, siis kindlasti ei saa süüa samasuguseid koguseid kui võib-olla trennipäeval, nii et sellega tuleb igapäevaselt natukene arvestada. Liiga ühekülgne toit, siin on eelkõige ka see, et inimesed seatavad teatud piirangud umbes, et see toidu on hea ja see on paha ja kindlasti on olemas ju targemaid ja valikuid ja kasulikumaid toiduaineid, aga nagu ma ütlesin, et ega päris välistada ei saa mitte ühtegi toiduainet. Lihtsalt see tasakaal, millises kombinatsioonis neid päevalõikes tuleb, see peaks olema hästi läbimõeldud ja teadlik. Hooajaline tegevus, siin ongi jätkusuutlikkuse puudumine, mis tähendab tegelikult seda, et tehakse mingi periood ära, näiteks ma ei tea, kuni suveni ja siis öeldakse, suvi tuli peale, enam ei olnud aega käia. Et on 3 asja, mida väga pikalt ette ära ei saa teha, süüa, magada ja treenida. Et need on elukestvad tegevused, selle te võite endale meelde jätta. Ja siis ei ole vahet, kas on talv, kas on sügis, kevad või suvi. Et meil võib olla ka mõni periood, kus tõesti me liigume rohkem väljas, kui ilm seda lubab ja vastupidi, kui ilm on kehv, teeme sisetegevusi rohkem ja tänases situatsioonis ka seda, mida üldse lubatakse teha. Aga laias laastus ei saa endale ettekäändele lihtsalt tuua, et suvi algas ja nüüd ma trenni teen näiteks. Et see ei ole nagu mingi vabandus. Lihtsalt tuleb alati leida oma ajagraafikus sobiv aeg seda teha ja täna need võimalused on nii mitmekesised, kui veel üldse olla saab. Motivatsiooni puudus otseses seoses tulemuse puudumisega, ehk ikkagi, kui te ei näe mingi aja jooksul tulemusi, siis te olete demotiveeritud ja väga raske on sealt leida ka jõudu jätkamiseks. Nii et siin on üks oluline pool, et püstitada eesmärke, mõelda, mida te sellest treeningust saada tahate, kas või isikliku laadi mingisugused rekordid mingisugustes harjutustes näiteks. Need ei pea üldse olema ainult kangihantidega seotud harjutused, aga näiteks kas või planku teha, kas või mingisugused hüpped kuhugi, kas või mingisugused, mis iganes, ma ei tea, rippumisest alates lõpetades mingi asja käes hoidmisega. Et seal on võimalusi muuta see mänguliseks ja panna nagu, ütleme siis, see asi enda kasuks tööle, et teil tekib motivatsioon ennast ületada. Me oleme praegu ka koostöös siin välja töötamas ühte huvitavat startupi, mille nimi on Fitchbear.
Ja selle eesmärk on ka tegelikult suuresti täpselt täita seda motivatsiooni auku, mis on tekkinud. Kuskil maikuus peaks rakendus tulema kõigile tasuta allalaadimiseks. Ja selle eesmärk on tegelikult või idee on väga lihtne. Ma olen ise ka seal tänaseks juba nii-öelda oma nõusoleku selles projektis kaasa lüüa siis öelnud ja idee on lihtne, et piltlikult öeldes, kui sa täna viitsid oma sammudki täis käia nii-öelda näiteks 10 000 sammu, siis homme saad piltlikult öeldes meie partnerettevõtte juures kas mõne toote või teenuse või näiteks tasuta lõuna, et see idee on minu arvates ka selline, mis võib-olla inimesele, kes täna ei ole nagu motiveeritud, võiks mõjuda motivatsioonina. Nii et selline huvitav projekt on mul endal ka praegu käsil, mida me iga päev siin arendame ja teeme ja mis võiks natukene anda sellist lähemat lühiajalist motivatsiooni, sest vaadake, kui me täna ütleme ka, et väga tore, hakkame liikuma ja saavutadagi parema tervise, need on toredad nagu sõnad, aga kuidas ma neid nagu tunnen või tihti need on nagu nii laiali valguvad ja üldised, aga kui on ka nädala lõpus mingi preemia ootamas selle eest, et ma oma selle nädala treeningut tegin ära, ma arvan, et see võiks mingit seltskonda nagu väga jõuliselt nagu kõnetada, nii et ootame põnevusega ja kes tahab selles osas ka rohkem infot või mis iganes meie tegemistel, siis ka nii Instagrami konto Fitchbear on meil olemas, kus saab siis jälgida meie tegemisi ja loomulikult oma kanalites ma neid ka kajastan, nii et võite teinekord vaadata ja silma peale hoida. Nii, sport ja toitumine kokkuvõte. Sportimine ja toitumine peavad käima käsikäes, ehk kui te ikkagi otsustate kehalist aktiivsust tõsta, siis kindlasti samal ajal soovitan korrastada ka oma toidulaua. Nii kehaline aktiivsus kui toitumine on elukestvad tegevused. See on juba see, mida ma teile ka mainisin, et see ei ole lühiajaline projekt, et käin siin, ma ei tea, 3 kuud ära ja siis ongi ette ära tehtud, siis ei ole vaja elus rohkem midagi teha. Ikkagi need on see, mida on vaja elukestvalt teha. Kui mingi nädal ei saanud nii palju kordi, ei juhtu midagi, lähete järgmine nädal, hakkate peale ja peaasi, et ei tule pikki pause sisse, et ühe nädalaga ei juhtu organismiga ka mitte midagi sellist, et järgmiste edasiste nädalatega, kus te juba treenite, et te saaksite oma ka siis treenitust või välimust parandada. Õpi nautima kehalist aktiivsust, see on ka üks oluline pool, et me ei võtaks tegevusi ette, mida me lihtsalt teame, et need on kasulikud, aga me emotsionaalset naudingut sealt ei saa. Et ikkagi sellise emotsionaalse naudingu saamine on kõige olulisem asi, sest see muudab selle tegevuse jätkusuutlikuks. Et kui ma ikkagi käin trennis, saan sealt hea enesetunde, saan sealt mingi läbi eneseületuse, mingi positiivse emotsiooni, see on tegelikult see, mis mind on ka juba siin rohkem kui 3 aastakümmet treeningusse viinud. Nii et, ja see on see, mille pärast ma sinna ka piltlikult öeldes homme uuesti lähen. Tervislik toit võib olla ka maitsev, seda ka kindlasti, et meil on tihti alati nagu manatud võib-olla seda pigem rohkem, et see on selline suhteliselt maitsetu kraam ja tänapäeval toidukülluse juures peab tunnistama, et võid nii mitmekesiselt toituda, maitsvalt toituda ja see tervislik toit võib seal juures ka väga maitsev välja näha, nii et seda kindlasti, mõned toidupildid ka siia juurde minu enda toidulaualt küll hommikused, kas pudrud, kas soolast või siin on näha siis soolasputru, siin on näha siis sellist magusat putru, salat õhtusesse valikus, juustu kanafileega tehtud. Et sellised hästi lihtsad toidud, aga samal ajal värvilised, silmadega söödavad ja maitsvad ja samal ajal see toitainete vahekord on seal suhteliselt hästi paika nagu pandud. Nii, siin on veel ka selline hommikusöögi näide, natuke kodujuustu, paar sellist täistera sepikut, sinki juustu, kurki, tomatit, pudrukaus, natukene siin kochi marju ja kookos laaste peal, tais kohvi, nii et selline lihtne ja samas ju täiesti söödav toit, mõned munad ka siin. Nii, siin on veel vahepalana veel väiksed tooted, maapähklivõid, natukene pähkleid ja siis marju peale ja all on siis valgukogus. Ja siin on siis samamoodi on tehtud putru veel kaunistatud ära, nii et kes ka tahab selliseid toiduideid saada, siis tihti ka minu enda Instagrami kontol Ott Kiivikas võite hakata seda jälgima, et seal ma jagan ka nii storides kui ka oma feedi jagan tihti ka selliseid nõuandeid, mida
millised tooted võib-olla kasutada, mida treeningutes teha, seal on päris palju sellist treeningumaterjali mul ka küll enda ja oma õpilaste põhjal, nii et ka sellist on nagu õpetlikku ka, mida sealt nagu kaasa võtta, et võib-olla millised liigutusi jõusaalis teha ja millised lihtsad valikud teha siis toidulaual. Ja kontakt ja lisainfo, ka infoks nii palju, et minu tegemistel ja kõikidel, millega ma tegelen, saate te vaadata Oti koolitused. Meie hea koostööpartner, kes siia ka toidulisandite osas on pannud sellele õla alla, sellele sama Oti tuleviku sarjale, on siis Fast Baltics ja Leader ja nemad on siis välja pannud ka sellise asja nagu sooduskoodi. See sooduskood on siis Oti tulevikku, ehk siis õ asemel on O seal ära toodud. Ja sellega saab siis Fast Baltics EU poest -20% soodus kuni märtsi lõpuni, nii et kui on ka teie seas täna kedagi, kes võib-olla neid samu kas valgupatoone või vitamiini energiajooke ei ole varem tarbinud, see valik on loomulikult seal tunduvalt suurem, kui siin piltide peal oli, siis te saate minna ja vaadata ja võib-olla lihtsalt proovida ära, mis teile nende valikust võiks alternatiivsena siis võib-olla tänapäeva oma toidulauale sobida. Ja see eelmine koroona alanud aasta oli meil selline, kus ma tegelikult kirjutasin kohe raamatu ja targalt toitumise treenimise käsiraamat on tõsiasi, et julgelt küll võin öelda, et kui seda koroonakriisi ei oleks tulnud, siis seda raamatut siin täna mul teile pakkuda ei oleks, aga selline 320 lehekülge lugemist, täiesti hakkab pihta harrastusspordist, edasi jõudnud kuni võistlusspordini, muude spordialade jõutreening, toitumine, taastumisvahendid, toidulisandid, kõik selline pool on seal sees, et hästi palju põnevat lugemist ja väga lihtsas keeles julgen öelda, sest ka kõik, kes on tagasi mulle kirjutanud, on pigem just ütlenud, et see on üle tükki aja selline üks kehakultuurialane raamat ka, millest on lihtne aru saada ja milliseid soovitusi on lihtne homme järgima hakata. Nii et kindlasti, kui te seda loete, tunnete te ka osa juttu ära juba täna sellest, mida ma täna rääkisin. Aga kuna seal on reaalselt ka hästi palju erinevaid trennikavasid, toidumisplaanid on sees olemas, siis kindlasti on seal iga tasemega inimesele midagi, mida ta saab võtta homme kasutusse. Nii et seda te saate samamoodi kas koolituste kodulehe pealt, otikoolitused.ee, saate tellida e-postiga endale koju või täna ta on olemas juba ka e-raamatuna, nii et selles mõttes on ta müügil nii raamatupoodides kui ka veebis tellides, nii et kui keegi soovib, siis võib ka seda tellimust teha. Minu poolt on täna nüüd oma see kohustuslik osa kiires võtmes on tehtud, küll aga oli jutt ka, et kui teil on küsimusi, siis me hea meelega vaataksime küsimused üle ja ma hakkaksid otsast nagu neile vastama. Et siin üks 10 on meile potsatanud on ja ma hakkan kuskilt otsast minema, nii et ma loen küsimusega ette, siis on lihtsam aru saada, et mis on küsitud ja on proovin anda siis mingi omapoolse arvamuse vastuse. Nii, ja meile küsib siis siit esimene küsimus. Ma isegi tõenäoliselt, kuna ma ei tea, kes on küsinud, see inimene ise tunneb ära tõenäoliselt. Küsimus on ise selline. Kuidas on lood suhkruasendajatega? Kas harrastaja pigem peaks valima asendusvariante või peaks lihtsalt vähendama tavalise suhkrutarbimist? Ütleme nii, et täna suhkurt ise nüüd täiesti nagu tuld karta ei ole vaja, sest nagu ma ütlesin, kui inimene on kehaliselt aktiivne, siis oma suhkru nii-öelda ka tarbimise, mida aktiivsem me oleme, seda rohkem me ka tegelikult võime endale suhkurt lubada, hakkame sellest pihta. Ja lihtsalt probleemiks on täna see, et suhkurt on hästi palju toidus ja suhkurt, olles ise ka toidutööstuse omanik, siis ega täna ütleme nii, et toidutööstuses sügavalt sees olles, ma ju näen, kui palju täna peidetakse toidu sisse suhkurt ära. Ja see ongi probleem, et me lihtsalt, kui me ei vaata pakendeid, siis me lihtsalt seda suhkurt saame ka sealt, kus te tegelikult ise seda ette ka ei kujuta. Nii et otseselt kartma nüüd seda suhkurt ei pea, küll aga teatud juhtudel, kuna täna ka suhkru asendajad on olemas, selgelt ka suhkrute asendajate tarbimisel tasuks piiri pidada, sest tegemist tihti on sünteetiliste ainetega ja seal on ka ettendatud teatud päevapiirid nii-öelda, mida siis üldjuhul ületada ei ole
mõtet ja teine asi, ma olen ka näinud äärmuslikku siis ka suhkruasendajate tarbimist, kus tegelikult probleemiks on pärast see, et oma seedimisprotsess lihtsalt on nässus, nii et see puudutab ka just olnud juhuseid, kus siis ka kulturismis või fitnessis ju inimene joob päevade viisi, põhimõtteliselt 2 liitrit Coca-Colat ära, lihtsalt kuna see on magus ja kaloreid ju ei anna. Ja pärast selgubki, et ega seal oma seedimisprotsessis nagu kõik asjad korras ka ei ole tänu sellele ülisuhtele kogustele, mitte ainult suhkruasendajale, vaid kõikidele teistele keemilistele asjadele, mis sinna sisse on pandud. Nii et nii ja näha, et see tasakaal, et ei maksa suhkruasendajat ka karta, aga kindlasti ei peaks suhkur kartma, nii et eks see mõistusepärane tegemine on. Nii, teine küsimus. Kuidas üldse suhtute suhkruvabadesse toodetesse, kas pigem valida Cola Zero või Coca-Cola Zero? Siin ongi kas tavaline või siis Zero, selge, et mina ise ka Cola jooja, ma ei saa öelda, et ma ei ole, aga ma pean ikka hästi mõtlema, kuna see viimane Cola sai nagu võetud. Et kui ma võtan, siis ütleme ausalt, et sõltumata sellest ma eelistan ikkagi ise Zero varianti. Nii et tavalist suhkruga ma üldjuhul ei tarbi, jah. Aga nagu ma ütlesin, et ma ei saa öelda, et see nüüd oleks täiesti välistatud. Lihtsalt nagu ma ütlesin, see suhkru kogus on päris suur seal, et sõltuvalt sellest, kui me piirdume 0,33 purgiga, siis on see asi üks, aga kui me võtame ikkagi ette tavalise 1,5 liitrise koola, siis võite lüüa kokku, palju sealt seda suhkrut tuleb, et see kogus on päris jõhker tegelikult. Mis siis on vaja päeva lõpus kuskil ära kulutada, et seda peab vaatama. Kuidas suhtute pre-workout pulbritesse? Pre-workout nimetame siis, ongi siis sellised enne trenni tarbitavad energiat sisaldavad toidulisandid ja kui ma nüüd toon näite nendest samadest, seal oli näitena nii Red Bull kui Celsius, mis on ka ju tegelikult energiajoogid. Pre-workouti nii-öelda siis selline vajadus või põhimõte on tegelikult täpselt sama. Lihtsalt küsimus on see, et ühel juhul on tegemist toidulisandina pulbriga tootega, mida siis inimene saab ise kodus segada ja tavaliselt nendes pre-workoutide see kombinatsioon loomulikult ka toimeaineid on seal oluliselt rohkem kui nüüd enamus energiajookides. Et seal on igasugused beta-alaniinid, igasugused muud asjad on pandud sisse, mis siis nii-öelda võimendavad seda toimet nagu veelgi. Nii et ma kasutan aeg-ajalt ise ka pre-workout, aga pigem üksikutel juhtudel, sest ütlen ausalt, et ega kõikide nende energiajookide ja ka pulbritega, ega nendega on väike selline, kuidas nüüd öelda, ka, et ei tegiks sellist päris tarbimissõltuvust. Sama on kofiiniga, et ega kofiin on ju üksinda sõltuvust tekitav asi ka, miks me seda praktiliselt igapäevaselt joome ja mõni võib seda 10 tassi juua. Et sellega ma tean enda jaoks ka piiri näiteks, et ütleme, ma siin mingi 2 tassi kohvi ja minu jaoks maks 3 on selline piir, millest ülemal juhul ei tarbi neid asju, nii et siin tasub piiri pidada, siis ei ole ükski selline aine välistatud. Nii et, kuidas öelda, suhtun täiesti neutraalselt, et kui on vaja, tunnen, et on vajadus, kasutan ja teine päev on täiesti ilma selle pre-workoutita nii-öelda hakkama. Nii, järgmine küsimus, kükkimine versus jalapress. Selge, et kükk on ikkagi selline harjutuste kuningas, et kes kükist mööda hiilib, ega sellel mehel või naisel tavaliselt jalga ei ole ka. Nii et kui nüüd eelistada, siis ma eelistaks kükkimist, aga kindlasti ei saa öelda, et jalapress on nüüd harjutus, mida peaks vältima. Tavaliselt ikkagi normaalsesse treeningkavasse mahuvad need asjad väga hästi kokku. Nii et siin on nagu see, et ei saagi öelda, et võta 1 ja viska teist. Nii ei saa. Mõlemil on oma koht treeningus ja ma tegelikult teen neid mõlemaid. 5. küsimus, kuidas suhtute taimsetesse piimadesse? Kas need on teie arvus kasulikumad kui tavaline piim? Millist taimset piima soovitate juhul, kui taimne piim on kasulikum? Ma pean tunnistama, ega ma ei oska taimsetesse piimadesse väga suhtuda ja kui te küsite, kas ma olen kunagi tarbinud, tõenäoliselt olen vist mandlipiima küll proovinud, aga ega midagi väga positiivset sealt ei meenu küll, et nimi on piim, aga kuidagi ei maitset ega asja seal ei ole. Mina olen ikkagi tavalise piimatarbija ja ma absoluutselt ei saa öelda, et on ju inimesi, kel tavaline piim lihtsalt ei sobi. On seal kas laktoositalumatus või ei sobi ka piimavalgud inimesele, mis iganes. Et sellisel juhul kindlasti ta võib olla alternatiiv teatud inimestele, aga kuidagi teadlikult hakata tavapiima vältima, eriti kui teil ei ole mingit talumatust. Sellisel juhul ma ei näe nagu küll mingit hullu eelist taimse piima tarbimises, sest mulle tulevad ju ka päevas taimsed toiduained sisse, kui te sööte piisavalt köögivilju, erineval kujul, teravilju, teil on seda taimset kraami seal maa ja ilm, et nüüd veel piima hakata selle kasendama. Ma peaks aru saama, mis see mõte nagu on. Nii, 6. küsimus. Kas ja kui vajalik on kreatiini tarbimine lihaste kasvatamise eesmärgil?
Kreatiin, teeme selgeks, siis on toidulisand ja üks kõige levinum toidulisand spordis üldse, võiks niimoodi öelda. Ka üks kõige rohkem uuritud toidulisand, mida siis tegelikult leidub inimese kehas, nii et meil kõigil on seda organismis olemas. Enam-vähem 100 grammi, nii et ta ei ole kehale võõrasaine. Ja kreatiini põhipoint on eelkõige jõualad. Kui keegi seda tahab kasutada, siis kindlasti on mõistlik seda teha siis jõu suurendamise ja lihasmassi suurendamise eesmärgil. Kindlasti ta ei peaks olema esimene asi, mida inimene spordisaali sattudes kasutab. Selles mõttes, et ma soovitaks kõigepealt teha korralik trenniplaan, korralikult sättida oma toitumine korda. See on, ma ütlen, kõige suurema jõuga. Ja kui mõne aja möödudes, kus te olete teatud taseme saavutanud, tunnete, et edasi minekut ei ole, siis tasuks mõelda kreatiini tarbimisele. Aga efekt võib olla väga suur. Ma toon lihtsalt näite, kui ma kunagi ise lähes 25 aastat tagasi, kui ma ise esimest korda kreatiini tarbisin ja siis ta sporti tulles oli suhteliselt uus aine, siis 1,5 kuuga 10 kilo kehakaalu, rõhksõnal kehakaalu tuli küll selle asjaga juurde, nii et teatud reaktsioon ja seal on, ma võin eraldi kreatiinis siin teile pool tundi rääkida, aga kreatiini nagu põhipoint on ka lihtsalt selles, et kas lihaskiudude vahekord on sobilik, et kui teil on ikkagi selliseid valgeid kiireid sprinteri lihaskiude rohkem, siis ka organism reageerib paremini kreatiini toimele ja vastupidi, et punastega on see asi nagu, kes on rohkem kestvuse peale, seal kestvusaladel ei anna praktiliselt kreatiin ei ole siiani väga midagi nagu juurde andnud. Nii, meil on siis 7. küsimus, kas peale igat jõutrenni peaks tarbima valgujooki? Ütleme nii, et kas te tarvitate valgujooki või te sööte süsivesikuid ja valke tavatoidus, see on teie enda valik, et ma ei saa öelda, et alati peale jõutreeningut või ükskõik peale millist trenni peab tarbima toidulisandit. Toidulisand tuleb mängu ikkagi juhul, kui te näete, et teil on lihtsam saada toidulisandist kätte need süsivesikud valgud kombineeritud kujul. Vedelal kujul imenduvad nad kiiremini, kindlasti kui me sööks ära peale trenni, piltlikult öeldes mingisugust, ma ei tea, täistera pastat ja ütleme siin mingit liha, siis selge, et organismil sellest lihast neid aminohappeid kätte saada on oluliselt keerulisem kui vedelal kujul valgujoogist, nii et teatud eelistus peale trenni see võiks olla, aga ma kindlasti see väita, et täna valgujoogis saadav tulem on päeva lõpuks parem. Kui te ikkagi sööte tasakaalustatult korraliku portsu valkuga muust tavatoidust, siis tegelikult ma arvan tulemuse mõttes teil olulist vahet seal ei ole. Küsimus smuuti näite kohta. Kas näiteks fasti smuutid ei ole rohkem töödeldud, et pluss sellele suhkrusemale smuutile, sest on naturaalsem koostis? Siin on küsimus see, et seal on asendatud ära lihtsalt see sama hunnik suhkurt, mis ühel juhul on asendatud ära siis nii-öelda suhkru asendajaga. Jah, selles mõttes on seal ta sees, kas ta nüüd, ja küsimus ongi sellest, et teine asi on see, et nagu ma ütlesin, ega seda suhkruna ei pea kartma, aga küsimus on see, et väga väikeses koguses siis sellest muutist, tavaliselt see 330 milli, 44 grammi, see on 44 on põhimõtteliselt teie päeva suhkrukogus, mida te võiksite üldse võib-olla tarbida, siis aga selge, et te sööte mingeid muid toiduaineid sinna juurde, et see tarbitav suhkrukogus minu arvates on lihtsalt nagu ülekohtuselt nagu suur, muud ei olegi. Nii et siin ja see naturaalsem koostis, ma ei tea, kas suhkur, mis sinna sisse pannakse, on oluliselt naturaalsem kui võib-olla suhkru asendaja. Selle üle me võime alati nagu vaielda. Millised erinevused on kalorite tarbimises tahketoiduna versus smuutiga? Ega tegelikult olulisel määral ei ole, nagu ma ütlesin ka, põhiline vahe tuleb sisse ikkagi toidu imendumiskiiruses. Mida lihtsamal kujul ta on, vedelal kujul toitained imenduvad kiiremini ja mida vähem seal on sees siis kas kiudaineid, valke või rasvu, seda lihtsamini ka organism sealt saadavad süsivesikud tegelikult kätte saab ja muudab veresuhkrukoosiks kõige lihtsama kujul. Nii et kui tahta ikkagi sellist sees püsivamat toitu, siis tasuks eelistada tahket toitu ikkagi. Nii, kui jõusaalis on tekkinud hetk, kus viimasel ajal pole toimunud nii suurt arengut kui varasemalt, siis kuidas treeningplaani muuta? Uued harjutused, mitu korda nädalas treenida? Tegelikult ma ütlen ka kiirelt ära, et mitte ühtegi trenniplaani ei ole mõtet üle 3 kuu teha, sest tavaliselt keha kohaneb sellega. Ja siinkohal saate kindlasti ideid sellest samast raamatust, mida te näete, seal on täpselt need protsessid lahti selgitatud ja samamoodi ka eri tasemega siis erinevad kavad, et kui üks saab läbi
juba tuleb absoluutselt teistsuguste harjutustega kava, teistsugune kordustarv, teistsugune puhkustarv, pluss teistsugune võib-olla pingutusaste, nii et kogu, seal on mitu asja, siis maht, intensiivsus, sagedus, kõik need on treeningu põhiparameetrid, millega saab treeningut oluliselt muuta. Ja ütleme nii, et ega oma peaga tavaliselt inimene ei oska neid muutusi sisse viia, nii et tasub natuke lugeda selle kohta. Aga kindlasti hea küsimus ja kindlasti ei ole mõtet istuda ühe treeningkavaga ja mõelda, et äkki, kui see tulemus ei ole läinud paremaks jupp aega juba, teha sama kava edasi, loota homme paremat tulemust, suhteliselt naiivne. Milliseid tehnikaid kasutada, et jõunumbrid tõuseksid, nii et jaksaks rohkem kükkida? Tavaliselt jõu arenguks samamoodi selles raamatus ma toon ära eraldi jõu arendamise programmid. Mu hea sõber Kaido Leesmann, Eesti absoluutne meistri lamades surumises, 320 kilo surunud mees on ära toon näiteks oma lamades surumise kavad selles samas raamatus. Ole mees, võta kätte või seal on kükkimise kavad, jõutõmbekavad. Et neid saate väga hästi kasutada ja 5x5, 3x3 kavad, need on sinna sisse ära toodud ja kogu see skeem on seal väga hästi lahti seletatud. Nii et ma selles mõttes nagu pikemalt siin seda lahti ei räägikski, et see materjal täna on kõik täpselt raamatu kaante vahel olemas koos täpse kavaga, nii et seal nagu polegi mõtet seda ümber jutustada. Milline oleks optimaalne treeningplaani jaotus, kui eesmärgiks on lihase kasvatamine mitu korda nädalas, milliste kehaosade kaupa? No nüüd kava osas ikkagi tasuks küsida üle, milline on harjutaja tase ehk kui me ei ole käinud trennis ja meie eesmärk on siis seda lihasmassi juurde saada, selge, et siis alustada tuleb igal juhul algajate kava järgi tavaliselt sellist korduste vahemik 8-12 kordus seerias ja kehaosade jaotus, nagu ma ütlesin, algul full body split, terve keha ühe trenniga ja sealt edasi juba siis kuude kaupa läheb splittimiseks, küll 8 jaotatud kava, 3-ks, 4-ks, võib-olla ka 5-ks lõpus, nii et igale tasemele siis ka ajaperioodi mõttes tuleb nagu siis rohkem jaotatakse neid asju lahti. Nii et ka neid erinevate kõik need kavade lahti jaotused on samamoodi leiate sellest samast raamatust. Koos konkreetsete näidete kavadega ka, nii et seal ei ole lihtsalt see, et umbes jagage nii, aga seal on kava, siin on need harjutused, siin on need harjutused, kolmapäeval need harjutused, nii et väga täpselt ära toodud. Kas massilisajaid on mõistlik tarbida, kui ei jõua päevas valmistada piisavalt toitu, et saavutada päeva kogus kalorid? Jah, kui te ise nii ütlete, et tavatoidust neid kätte ei saa, siis ma ei näe nagu põhjust, miks te seda massilisajast võtta ei saa, sest tegelikult kehakalu juurde võtmiseks peab tekkima energia ülejääk ja päeva lõpus ei ole nagu vahet, kas see tuli siis tavatoidust või see siis tuli toidulisandist, mis on tegelikult alternatiiv tavatoidule. Et ma ei näe nagu põhjust, et see ei võiks tulla. Nii et kui see teid aitab ja kui te suudate seeläbi tekitada kalorite ülejäägi, siis jõudu. Nii, kaua sooduskood kehtib märtsikuu lõpuni, nii et tegelikult kui siin keegi küsib massilisajaid, kui siin keegi küsib taastusjooke, siis ma arvan, et see valikut on seal ka erinevaid, nii et saate Fast Baltics EU, siin on see, sealt saate siis kuni märtsi lõpuni seda sooduskoodi -20%. Ja seal oli vist ainult see, et ta juba alla näidatud tootele ta ei anna nagu lisasoodustust, nii et see kehtib siis neile, mis ei ole eraldi alla näidatud. Nii, küsimus number 15. Ja mõnikord tekib suuri magusa vastu, näiteks šokolaad, et kas oskate soovitada mingi füüsilist tegevust või alternatiivset toitu, mis aitaks seda isu pärssida? Siin on kindlasti tegemist ka sellega, et tasuks kogu toitumine üle vaadata, sest vaadake, mida harvemini te sööte, kui teil ei ole ka välja kujunenud kindlad kellaaegasid, rääkimata, et teil tekib mingi kalkulatsioon peas, et kas need süsivesikud, valgud ja rasvad on seal toidus kombinatsioonis, siis seda rohkem teil sellist emotsioonis söödavat isu on. Ehk siis organism väga selgelt annab märku, et ta on energeetilises defitsiidis, anna ruttu midagi peale. Te annate midagi magusat peale, veresuhkur läheb ülesse, natukese aja pärast langeb see alla tagasi. Organism annab uue signaali, anna veel šokolaadi, see otsa. Ja niimoodi see käib kogu aeg. Aga kui te sööte selliseid kiudaine rikkamaid toiduaineid, tekitate esimese hooga endale terve päevakava. Hommikusöök, lõunasöök, vahepala, õhtusöök, regulaarsed toidukorrad. Uskuge mind, et teil kaob ära igasugune selline vahepeal näksimise isu täiesti. Et see on tegelikult kogu toitumise korrastamise alus ongi see, et selliste hetkeemotsioonis söögid nagu või isu kaob ära. Nii, vaatame edasi.
Mida lisada smuutidesse, et need täidaksid rohkem kõhtu? Tavaliselt koostisosad, mida kasutan: vesi, banaan, külmutatud marjad, vahepeal ka rohelised lehed. Kindlasti tasuks panna midagi, näiteks kas pähklit või midagi pähkli või näiteks sobib smuutisse väga hästi. Seal on piisavalt kasulikke rasvhappeid, mis annab, ja teine asi, ta tõstab kaloraasi. Põhimõtteliselt topelt kaloraasi saate, nii et kogu see toit seisab teil 2 korda kauem sees. Nii et see ongi smuutide põhiprobleem, nagu ma ütlesin ka siin üleval, keegi küsis, et tavaliselt seal ongi, et seal on suhkurt või siis ütleme isegi puuviljadest saadavat suhkurt, fruktoosi hästi palju, aga see ei püsi väga kaua sees, varsti on kõht tühi. Aga pannes siis pähkled või maapähklivõit sisse või teine asi, näiteks ka mõnda vadakuvalgu kontsentraati sisse, siis te saate sinna juurde valgud ka veel. No siis tuleb sellest täiesti normaalne toit ausalt öeldes kokku, sest siis on esindatud seal nii valgud, nii süsivesikud kui rasvad, ja siis uskuge mind, te panete sellega lõunasöögini vabalt välja. Mis tähtsus on kreatiinil? Keegi juba seda küsis, nii et ma seda üle siin ei räägi ja see on kenasti lahti selles samas raamatus ka kirjutatud, nii et kui keegi soovib lugeda põhjalikult, siis selle sealt saab. No tundub vist, et oleme saanud küsimuste vastuse voorule ka siis peale selle tiiru, kui nüüd keegi just juurde ei kirjuta. Vähemalt chatis tundub mul küll, et on otsas praegu need küsimused. Proovin korra scrollida, aga tundub, et ma olen lõpus. Nii sõbrad, aga mina tänan teid selle võimaluse eest anda natukene nõu. Loodan siiralt, et saite kas või pealiskaudsetki vastused, sest ega tavaliselt ongi see, et ma võin rääkida siin 3 tundi ka, ma isegi kujutan lihtsalt ette, et keegi viitsib kuulata. Et seda teadmiste baasi on oluliselt rohkem. Aga kui tahate juurde, siis nagu öelda, saate lugeda juurde minu enda raamatust ja loomulikult olen võib-olla ka kunagi tulevikus mingi muu teemaga või kuna mul on ka nii-öelda süvitsi rohkem koolitusi, siis mine sa tea, et mind kunagi uuesti ka koolitama ei kutsu ja siis võib mõne asja juba kas või treenimise või asja võtta nagu süvitsi ette ja vaadata sinna peale nagu, mis siis edasi nii-öelda siis võiks teid huvitada. Nii et mina igal juhul väga tänan selle võimaluse eest korraldajad ja soovin teile eelkõige tänapäeva siis sellises keerulises situatsioonis eelkõige tugevat tervist ja hoidke ikka oma keha ja leidke alati võimalus enda vormis hoidmiseks ja samamoodi toidulauas teatud muudatuste tegemiseks ja püsige terved ja olge mõnusad. Nii et minu poolt suured tänud ja ilusat õhtu jätku teile. Tšau!